Aitäh ja tere päevast minu poolt. Ma mõtlesin, et ma räägin kõigepealt võib-olla natuke väärtustest ja reaalpoliitikist ja siis tulen Eesti juurde ja loomulikult on need küsimused omavahel seotud. Kui me räägime küsimuse asetusest väärtused versus reaalpoliitika, siis minu meelest tuleks meeles pidada seda, et need ei ole kunagi täielikud. Maailmapoliitikas ei ole kunagi täielikult reaalpoliitikit ega ei ole ka täielikult väärtuspõhist poliitikat. Et see segment on alati nende kahe vahel ja küsimus on, et kui palju siis just see maailmapoliitika selle kahe nii-öelda selle otsa vahel liigub, et kuhu suunas on ta rohkem kallutatud. Ma toon näite, et kui me räägime USA väärtustest ja tõepoolest läbi sajandite USA on olnud paljudele inimestele nagu majakaks, vabaduse majakaks, kuhu on siis emigreerutud, kus on siis hakatud elama uut elu. Ja samal ajal USA ei ole alati ju ajanud väärtuspõhist poliitikat ja USA selle kohane näide on kindlasti USA suhted Saudi Araabiaga, külma sõja ajal kindlasti ka mõne Ladina-Ameerika riigiga. Et see on kindlasti reaalpoliitika. Et rääkida nüüd sellest, kui Donald Trump läheb Saudi Araabiasse ja tantsib seal mõõkade tantsu, et see oleks kuidagi väärtuspõhine poliitika, siis see kindlasti ei vasta tõele. Aga nagu juba siin mitu korda öeldud, siis Ameerikal on ka see ideaalne, see tõesti see väärtuspõhine poliitika. Ehk siis Baltimaad, ehk siis nii-öelda selle spektri teises otsas ongi see, mis puudutab meid, Baltimaid, kui ühes otsas on Saudi Araabias, teises otsas on Baltimaad. Ja tõepoolest Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud Baltimaade okupeerimist teise maailmasõja ajal ja me näeme, et see poliitika töötab. Küsimused nüüd ongi selles, et mis olukorras me oleme praegu, et kui enne, ütleme siis külma sõja lõpu järel, oli maailmapoliitikas rohkem väärtuspõhisust, siis nüüd tundub, et see pendel on hakanud liikuma selle reaalpoliitika poole. Ja need ei ole Eestile head uudised muidugi, et kui me vaatame seda, et Eesti on nüüd sattunud olukorda, kus ta peab valima poole ja just nende vahel, keda ta on siis pidanud ühte leeri kuuluvaks, Ameerika ja Euroopa Liit. Kõige eredam näide on muidugi hääletus ÜRO-s Jeruusalemma küsimuses, aga tõenäoliselt selliseid asju tuleb veel. Et Matthew Kandral juba rääkis siin multilateraalsetest organisatsioonidest ja on ka selge, et reaalpoliitika suurenedes väheneb multilateraalsete organisatsioonide tähtsus. Väga huvitav küsimus on, ja kui me siin kasutame nüüd analüüsiks seda skaalat väärtused versus reaalpoliitika, just see NATO küsimus. Teatavasti Donald Trump kohtus eelmisel nädalal NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, kus siis Donald Trump mainis taas ära seda 2% SKT-st, mida siis NATO liikmed võiksid kõik maksta, aga lisaks sellele tõstatas Donald Trump ka võimaluse, et tegelikkuses peaksid siis NATO liikmesriigid maksma juba 4% SKT-st. Ja esiteks muidugi Eestile 4% SKT-st kaitsekulutusteks oleks väga suur surve eelarvele. Meie oleme üks väheseid riike, kes küll täidab selle soovitava 2% SKT-st, on isegi veidi rohkem kui 2%, aga sellegi poolest. Aga minu jaoks on siin huvitav küsimus just väärtustest, et tegelikult ju Saksamaa üks probleeme ongi ju see, kui võtame siit vaatenurgast selle analüüsi, siis et Saksamaa panustab liiga vähe kaitse-eelarvesse. Saksamaa maksab vähem kui 2% SKT-st kaitsekuludeks. Aga põhjus teatavasti on ju jälle väärtustes. See, et Saksamaa ei taha sõjaliselt kulutada,
väga palju tuleneb just teisest maailmasõjast, just sellest, et Saksamaal on see väga negatiivne ajalooline kogemus, see, et kujutada ette tugevat ja nüüd ma meenutan ka siis taasühinenud Saksamaad väga suure sõjaväega või sõjalise eelarvega, see kindlasti muudaks Euroopas Saksamaa naabrid rahutuks. Kui me nüüd kujutaksime ette, et Saksamaa panustaks 4% SKT-st kaitsele, siis mõned hakkaksid jällegi rääkima sellest, et Saksamaa on hüljanud need väärtused. Teatavasti üks neid väärtusi, millest me siin räägime, oli ju see, et pärast teist maailmasõda Euroopas ei puhkaks uuesti sõda. Ja nüüd ongi küsimus, et mis meie siin peale hakkame siis, et loomulikult meeldiks meile see, ja see on tegelikult ju meie julgeolekupoliitika nurgakivi või üks aluseid, et transatlantiline side säiliks, et NATO püsiks koos. Aga kui näiteks Saksamaa tõesti peaks muutuma väga sõjaliselt väga võimsaks, siis tekib küsimus, kuidas seda Saksamaad siduda. No see sama küsimus tekkis ju pärast külma sõja lõppu, kus siis ühtäkki avastas Euroopa ennast olukorrast, et Saksamaa oli jälle suur. Aga õnneks sai Saksamaa sellest ise ka aru. Toonane Saksamaa kantsler Helmut Kohl sai aru, et Saksamaa suurus tekitab ärevust, Saksamaa majanduslik võimsus ja Saksa mark tekitab ka ärevust ja siis otsustati, et Saksa mark tuleb siduda Euroopaga ja Saksamaa tuleb siduda Euroopaga ja selleks siis mõeldigi välja see euro kontseptsioon, euro kui raha kontseptsioon. Ja nüüd me näeme, et sellest vahepealsest majanduskriisist, et euro oli eelkõige poliitiline projekt ja need majanduslikud aspektid jäeti tagaplaanile, aga siis majanduskriisist tõusid need majanduslikud aspektid jälle tugevalt esile. Ja nüüd ongi küsimus, et mis me siis selle Saksamaaga peale hakkame. Head vastust ei ole. Kui me võtame nüüd näiteks Obama aja, siis meenutan ka seda, et Obama aeg algas ju ka sellega, et Euroopa tundis ennast hüljatuna. Kirjutati igasuguseid kirju Ida-Euroopast Obamale, kus öeldi, et Ameerika ei tohi hüljata Ida-Euroopat. No Obama tahtis ju eelkõige tegeleda Aasiaga, laiema Lähis-Idaga, kutsus üles dialoogil Iraaniga ja Ida-Euroopa ei tundnud ennast selles valguses hästi. No siis tuli, eks ole, Krimmi okupeerimine, annekteerimine, tuli siis NATO vägede paigutamine siia, olukord nüüd muutus natuke paremaks, Ida-Euroopa rahunes. Aga nüüd on siis jälle tekkinud see olukord, et Ida-Euroopa võib-olla ei tunne ennast kõige paremini ja no me näeme ka seda, et väärtuspõhisus pahatihti on ikkagi selline silmakirjalik jutt. Mina isiklikult usun väärtustesse, aga ma tõesti mõnikord ei mõista Euroopa liidreid või Euroopa Liitu, kes muretseb Ungari ja Poola pärast ja ma ei ütle, et seal on kõik hästi, muretseb Ungari ja Poola pärast, aga kui ütleb Ida-Ukrainale, siis ollakse suhteliselt vait. Tuletatakse meelde küll Minski protsessi ja nii edasi, aga midagi tõsist ju ette ei võeta. Kusjuures Ungaris ja Poolas ei tapeta inimesi. Aga Ida-Ukrainas on tapetud üle 10 000 inimese. Ja kui me vaatame seda, siis kuidas Euroopa reageerib Ungarile ja Poolale ja kuidas ta reageerib Ida-Ukrainale, siis see jutt väärtustest tekitab minu küsimusi. Ja ei ole tõesti juhuslik, et selles valguses, et meie president Kersti Kaljulaid on siis esimene riigipea, kes on Ida-Ukraina sõjatsoonis. Tegelikult ju oleks võinud neid ju varem seal olla, siis anda toetust Ukrainale. Missugused on positiivsed uudised? No ma arvan, et just seesama räägitud siin see PESCO, see, et Euroopa Liit teeb senisest rohkem omavahel koostööd, tõepoolest Brexit on pannud Euroopa Liidu riike omavahel rohkem koostööd tegema ja selles plaanis on asjad hästi.
ja tuletan meelde ka siin viimast Eurobaromeetri uudist paar päeva tagasi, mis näitas seda, et inimeste toetus Euroopa Liidule on jätkuvalt suur. Ja võib-olla hea uudis ka siin selles, ma ei taha nüüd öelda, et see oleks veel läbi ja et me ei peaks sellega tegelema, aga kindlasti, kui võtame olukorra 3 aastat tagasi, siis rändekriis praegu ikkagi, ta ei ole teema number 1, julgen ma öelda, võib-olla mõnes riigis on, aga vähemalt mitte siin Eestis, et sellised uudised, mis iseloomustasid meediat 3 aastat tagasi, kus me nägime teleekraanidel inimesi või massi õigemini marssimas kiirteede kõrval ja tulemas siis paatidega Euroopasse, siis selliseid pilte me praegu ikkagi ei näe. Et see kindlasti ka lisab lootust, et Euroopa Liidus asjad liiguvad paremuse suunas. Aga ma arvan, et see on minu poolt sissejuhatuseks kõik ja küsimuste ja kommentaaride voorus saab neid teemasid edasi arutada.